No heippa, jälle siinpool üle pika aja. Et siis räägiks mõne sõnaga oma sellest elektrit tootvast vesiratta projektist, et see on nüüd saanud sinnamaani. Ehk siis tõehetk on käes, vastused on olemas, mis ta siis reaalsuses välja tuli. Teoorias kõik on lihtne, kõik toimib, aga praktik paraku oli hoopis midagi muud. Ja kuna ma pole ka mingi insener, lihtsalt visuaalsetel vaatlustel on kõik see asi alguse saanud ja omast tarkusest. Aga jah, siin nagu näed videos ehitan sihukest renni või küüna, mis siis läheb vesiratta allapoolele. Vesiratas hakkab oma labadega seal renni sees jooksma. Ja renni siis jookseb vesi. Siin videos näed, paiguldad sinna oja põhja peale tammi, see tammi, mis ma sügisel kunagi tegin, kuhu ma panin selle ajutise äravoolu alt, mille kaudu see põhjas siis toru nagu jookseb, et tammi ma enam kõrgemaks ehitada ei saanud, kuna tulid külmad peale ja savi ja segu, kui mida iganes millegiga enam kokku ei plätsi. Et siis tuligi sihukene vahepealne idee, et alguses oligi idee, et ma panen selle tammi tõstan kõrgemale ja vesi hakkab kukkuma lavade peale, kuna kukkuval veel on rohkem jõudu ja see võib-olla isegi oleks õigustanud antud hetkel. Aga see, et ta sealt altpoolt jookseb praegult, see ei õigustanud ennast ära, kuna veejõud jäi liiga väikseks. Ei jõua seda vajalikul kiirusel ringil lükata, ehk see siis ei pöörle nii kähku, kui on vaja. Vaikselt hakkab ta küll pöörlema, seda näete video lõpus, kui kiiresti pöörleb. Aga jah, see praegult ei õnnestunud, et see pesumasin on trummel ja kogu see pakett, see on vähe liiga raske ikkagi. Suvel, kui ehitasin, siis see käega pöörates tundus küll väga hea ja lihtne. Isegi siis, kui ma kastekannust valasin seda vett peale sinna labadele, sain siiski see piisavalt pöörlema, lõi selle LED-lambikese põlema, isegi korraks hakkas nagu akuga laadima, kuna kastekannus vett oli nii vähe. See lõppes enne otsa, kui sain täis mingi ülesse. Siin on sihukene algne ehitus mul, ma ei hakka põhirõhku, ma ei ole küll pannud kunagi oma projektile. Väljanägemine ja see vastupidavus kõigepealt ongi vaja saada. Minu arvust kõigepealt vaja saada vastuseid ja siis juba võib konstruktsiooni täiendada ja ehitada. Aga jah, sihukene see projekt tuli, et siin ongi nüüd panen need labad külge tagasi. Et võib-olla oleks ka olnud variant altvooluga, et kui olekski need labad olnud laiemad, seal see veerenn laiem, et siis oleks nagu rohkem veemassi jäänud sinna labade taha, et võib-olla ka siis oleks see isegi toimind. Praegult on mul mingi 10 senti laiad need labad näinud. Kuna see trummel on tõesti raske, siis ta ei jõua seda eriti palju ringi lükata. Aga vähemalt sain väga palju vastuseid, kogemust selle võrra ja selle põhjalt ongi nüüd jälle hea minna edasi. Nüüd ma ei tea, kas ma sellega nüüd enne uue aasta kevadet suve kunagi hakkan tegelema, kas tõstan selle tammi ikkagi ülesse ja panen vee pealt kukkuma ja või siis teen. Et see labade see konstruktsioon, see pesumasin trummeldab välja vahetada ja saada vähe kergemaks, siis on selle asjale efektiivsust rohkem. Eks ma seda nüüd küll vaatan, et uuel aastal, kas ma hakkangi seda nüüd enam edasi siin leiutama või juba panengi käika oma teise projekti vesirattaga, mis on mul juba pikalt aega plaanis, see on vähe suurem, võimsam, mitmeotstarbelisem. Eks seda aega annab arvutust.
aga siit ma sain palju häid kogemusi, mis on reaalsuses hoopis midagi muud kui peas teoorias. Siin ma praegu nüüd hakkan midagi allapoole laskma, rennis sees mul, et. Aga jah, kui sul on ikkagi jätkuvalt mingeid ideesid, ettepanekuid, pane see kommentaari kirja või kirjuta Telegrami rühma. Mida sa arvad, mis ideed sul võiks olla, kuidas, mida muuta, mida teha, mis saaks veel, et mitu pead on mitu pead, et minu see korraga lõppes see projekt praegult siiamaani. Siis näha ole, mis tast järgmine aasta saab. Missugused muutused tulevad, kuidas need asjad tulevad. Kas ma panen ta siia tammi peale või siis juba läheb edasi. Eks seda kõike näeb. Aga jätkuvalt tänan vaatamast ja nüüd kohe video lõpus näeb ka, kuidas kui kiiresti siin mul tööd hakkas. Aga mina tänan vaatamast ja jaga videot ja kirjuta kommentaare ja nüüd siit näebki nii kiiresti te töötasid. Peaks pöörduma vähe kiiremini. Aga seniks kõike head ja kohtume järgmistes videodes. Kõike ilusat ja kõike head teile. Tšauka!